tublit mees- ja naiskonda, kes väga keerulistes oludes 1. oktoobrist alustasid opereerimist ja tõid koos nende tubli meeskonnaga Leigeri Eestimaale. Suur tänu. Ma tahaks tänada Türgi laevatehast Sefine ja tahaks tänada ka meie ametkondi, MKM-i, Veeteede Ametit ja suured tänud ka hiidlastele selle. Siis vähemalt ühel saarel tuleb parem jõul. Loodetavasti sajad, kui mitte tuhanded hiidlased saavad selle laeva saabumisega mugavamalt ja turvalisemalt kodusaarele ja kodusaarelt mandrile. See on ka esimene laev, mis selle valitsuse ametisoleku käigus tuleb Eesti lipu alla ja me oleme lubanud, et me sisustame Eesti mereriiki sellega, et me püüame neid laevu saada rohkem. Et me ei oota siin Leigerile lisaks veel vaid 3 parvlaeva, vaid väga palju enamaid laevu, kes leiaksid mõttekuse kanda tulevikus Eesti lippu. Aitäh, Kadri Simson, paluks sõnavõtuks lavale minister Urve Palo. Tere päevast, head kohalviibijad! Kui minu käest küsida, et kuidas ma ennast tunnen, siis ma ütleksin, et hästi tunnen. Mul on uhke tunne seista siin Leigeri taustal ja teada, et see on heas mõttes alles algus. See on tõesti nii, nagu Kadri Simson ütles, see on esimene parvlaev, aga mitte viimane. Tegu on ajaloolise sündmusega, kus Eesti riigiettevõte saab 4 uut parvlaeva, mis kui täna on nii-öelda varsti esimene tööpäev, siis viimast tööpäeva, mina olen praegu 44-aastane, laeva elu jaoks peetakse 30 aastat või rohkemgi. Nii et siis ma olen juba, kes ei jõuab arvutada, kui vana. Aga ma loodan, et ma näen ka seda, et Tallinna Sadam, Valdo Kalm ja sinu meeskond, suur aitäh ja käime ikka ühte sammu edasi. Ma juba kibelen saaks sisse vaata. Aitäh, Urve Palo. I would like to invite to the stage. Ta on karastunud. Ta on veel Türgi karastusega. Ma tean, olen praegu aavest. Ja pajuti sina paneme kuhugi Vatsiku ökkusi. Mingid mured on võib alati. Ja võib-olla oli natukene rammult väetim ka. Aga ta oli selline isepäine ja isemeelne ja nii kui mehe ikka jõudis, nii kohe seadis sammud uut kodu otsima. Sulistas ja sulistas läbi Soela väina ja leidis ilulisa rohelise maa, mida hakatigi hiljem Hiiumaaks kutsuma. Käis selle saare ristipoiki läbi, vaatas tõesti ilus maa. Ja hiidlastele meeldis Leiger ka. Ta oli sõbralik. Saagu su nimeks Leiger, sa hoia ja kaitse meremehi, hiidlasi, austa külalisi ja kõiki, kes sinuga sõidavad. Ole merel tugev ja tubli ja vett kaamerisse. Ole Leigriks. No niin, ja. Jaa. No nii ilus kõne. Te ka juba tuttavad, eks ju? Laeva kapten, laeva pere. Nagu iga pere
suursündmuseks on lapse ristimine. Nii on ka laeva puhul. Tegemist on väga märgilise tähendusega sündmusega, kuhu siis tulevad kohale need inimesed, kes on selle lapse alustalade panijateks, kes on selles projektis otseselt või kaudselt osalenud. Kui lapse puhul on selline traditsiooniline kingitus hõbelusikas, siis me mõtlesin pikalt, et hõbelusikad just kinkima ärka, et võiks siis midagi muud teile kinkida. Ja Veeteameti poolt siis tahakski kinkida sellise pildi, kaarti, mis võib-olla leiab kuskil seina peal siin koha. Ja nagu te kõik teate, Eestis on väga palju ajaloolisi tuletorne. Ja tuletornid on sellised, mis ühelt poolt aitavad meil hoida eemale hädaohtudest ja teiselt poolt juhivad meil turvalisse kodusadamasse. Et selle pildi või kaarti eesmärk ongi ühelt poolt siis juhtida laeva meeskonda eemale hädaohtudest ja näidata teed turvalisse kodusadamasse. Meil on tegelikult laevatehasele ka üks väike esindus, aga kuna julgen siinkohal öelda, et teine laev liigub ka jõudsalt graafikus, jaanuari alguses on veekatsetused, siis nad pidasid vajalikuks hetkel meile laeva edasi ehitada ja mitte siia täna üritusele tulla. Aga selline kuju siis läheb järgmise lennuga Türki, nii et härra Kangro poolt tehtud. Härra Dresen, kas juba vaatate muuseumi jaoks laeva välja? Just pidasime nõu mõni hetk tagasi. Jah, sellel küsimuses oli väike mõtteavaldus, arvasime ja sealt koorus välja selline tõde, et võib-olla tõepoolest, aga selleks läheb 40 aastat vähemasti aega. Nii et üks neist kunagi ikka, mingil moel. Aga Leigeriga on Meremuuseumil ühed pisikesed plaanid veel, nii et ja see, millise rolli Leiger astub aastal 2018, kui Meremuuseum avab ühe uue näituse veebruaris vabariigi aastapäevaks, seda on võimalik juba siis näha, aga sinna tuleb natuke loodata. Ainult seda, kui palju seal on, ütleme väravatest? See tões kõik ära teha. Edasi saanud. Millal see kaart? Kas teised teadest, kui mahule ettemonteeritakse? Tervist, härradus! Aitäh ja tere tulemast! Väga tore, et jõudsite. Väga tore. Jah, no meil oligi niimoodi, et tseremoonia... No kaks teie ministrid pidasid suurepidavalt kõned, nii et kõik sujus. Kuulge, aga olge head, palun. Siin on tegelikult meil väike tseremoonia. Põline hiidlane ja enda pool see on üks igavene huvitav projekt olnud. Et hästi kiire ja hästi tormiline, et nagu mu paarimet Mart ütles, et nagu 10 aastat oleks tööd rüganud. Selle ühe aasta jooksul, mis meie selle tüüri juures on nii mõnedki lubadused antud. Ma pole seda 20 aastat teinud ja kuna Mart tegelikult 5. novembril umbes 7 õhtu enda lubaduse täitis ära, siis ma täidan praegu enda lubaduse ära.
nüüd ma olen juhatuse liige. Enam ei ole projekti. Et seadmed töötagi, nagu öeldakse, sirgeks saamisel päris palju abi kasutanud ja oma partneril Aarensburg ja ma paluks Aarensburgist Terje korraks siia.